Mina olen Jan Linno, osaühing Matšimoka üks asutajatest ja tegevjuht ning vastutan ettevõtte igapäevase töö ja arengu eest. Praegu oleme Matšimoka tootmishoone ees, mis asub Lääne-Virumaal Huljal. Matšimoka alguseks võib pidada aastat 1982, kui minu isa Aivar hakkas valmistama suitsuliha ja seda müüma Venemaal Karjalas. Ning aastal 2015 rajasime siia samasse oma lihatööstuse, millest ongi kujunenud meie tänapäevane ettevõte. Meie jaoks väga oluline on lihamassi ja suitsuliha materjali laagerdamine enne valmistamist. Lisaks ei ole meie toodetes peitrasva, jahu ning vorstid on meil kõik naturaalsetes kestades. Aastal 2018 alustasime koostööd Rimiga ja sealt sai alguse meie tootmise kiire areng ja edasine laienemine. Kuid meie jaoks suurim tunnustus on, kui meie kliendid meie tooteid ostavad ja neid kiidavad. Mina olen Sten Linno, üks Matšimoka asutajatest. Hetkel oleme me meie tootmishoone kõrval minu vanemate hoovis. Matšimokas töötab 30 inimest, kellest 10 töötab müügikohtades ja 20 tootmises. Matšimokas toodame suitsuliha, erinevaid vorste, grilltooteid, šašlõkke ning kulinaariatooteid nagu sült ja pasteet ning lisaks toodame ka salamit. Kõik meie liha, mida me kasutame, nii sealiha, veiseliha kui ka kanaliha on pärit Eestist. Meie hitttoode on suitsuliha. Selle valmistamine algab pihta lihalõikusest, kus valitakse välja kõige paremad tükid. Seejärel me soolame seda liha. Ja sooldumine kestab 14 päeva ja suitsutame oma liha circa 8 tundi naturaalse lepasuitsuga. Keskkonnahoid on Matšimoka jaoks väga oluline ja kasutame võimalikult vähe plastikut. Püüame olla ka energiasäästlikud. Meil on olemas enda väike päikeseelektrijaam. Uue osa peale tuleb juba märkimisväärselt suurem. Lisaks sellele on uuel hoonel ka kaasaegne ventilatsioonisüsteem, mis on soojusvahetitega. Kogume kokku külma ja sooja, mis tuleb tagasi tootmisele. Tootmises tekivad meil seakamar ja kondid. Seakamara me müüme maha, samas kontidest on plaanis hakata tootma puljongit ja seega Matšimokas jäätmeid ei tekigi. Meie tooted leiate Rimi kauplustest. Eelistage ikkagi kodumaist ja kvaliteetset toitu.